Mis on mangaan? Mõtle koos minuga. Kas sa tead, mis teeb roostevaba terase nii vastupidavaks? Või miks su elektroonikaseadmete akud suudavad nii palju energiat salvestada? Vastus peitub keemilises elemendis, millest sa tõenäoliselt kunagi kuulnud pole, kuid mis on peaaegu kõikjal sinu ümber. Mangaan. Täna uurime seda põnevat materjali ja saame aru, miks see on nii oluline kaasaegse tööstuse ja tehnoloogia jaoks, mida me iga päev kasutame. Aga mis tegelikult on mangaan? Mangaan on keemiline element, mis kuulub üleminekumetallide hulka ning mille sümbol on Mn ja aatomnumber 25 perioodilisustabelis. See on hõbedase halli värvusega metall, millel on üsna erilised omadused. Ta on kõva, rabed ja väga reaktiivne. Kuigi mangaan on üks maakoore kõige rikkalikumaid elemente, olles arvukuselt 5. kohal, leidub mangaani looduses peaaegu mitte kunagi puhtal kujul. Selle asemel ühendub ta teiste elementidega, moodustades üle 100 erineva mineraali. See keemiline mitmekülgsus on üks põhjusi, miks mangaan on tööstusele nii väärtuslik ja miks selle ülemaailmne nõudlus kasvab aasta-aastalt. Üks mangaani kõige huvitavamaid omadusi on tema võime võtta erinevaid oksüdatsiooniasteid. See tähendab, et ta võib teiste elementidega ühinedes kaotada erineva arvu elektrone. See tähendab, et ta võib moodustada väga erinevaid keemilisi ühendeid, millest igaühel on ainulaadsed omadused ja spetsiifilised kasutusalad. Ja see teeb mangaanist äärmiselt mitmekülgse ja kasuliku elemendi erinevates tööstuslikes ja bioloogilistes rakendustes. Aga kuidas seda elementi looduses leidub? Ja kus asuvad selle suurimad varud? Mangaani leidub looduses mitmetes mineraalides, millest kõige olulisemad on pürolusiit, mis on mangaani dioksiid, ja rodokrosiit, mis on mangaani karbonaat. Maailma suurimad mangaanivarud on koondunud mõnesse kindlasse riiki, sealhulgas Ukrainasse, millel on maailma suurimad varud. Järgneb Lõuna-Aafrika Vabariik, Austraalia, Ghana, Hiina, Gabon ja India. Aga kuidas seda maaki kaevandatakse ja töödeldakse, et see muutuks kasulikuks? Selle kaevandamine hõlmab rikastusprotsessi, kus materjal esmalt jahvatatakse, purustatakse ja eraldatakse selle füüsikaliste omaduste nagu tihedus või magnetilised omadused alusel. See esmane protsess on oluline mangaani kontsentratsiooni suurendamiseks maakis, eemaldades lisandid ja soovimatud materjalid. Pärast seda, kui maagid on kaevandatud ja rikastatud, läbib see taandamisprotsessi, kus seda kuumutatakse spetsiaalsetes ahjudes väga kõrgetel temperatuuridel, et eemaldada hapnik ja teised elemendid, jättes alles metallilise mangaani. See protsess on keeruline ja nõuab hoolikat temperatuuri ja rõhukontrolli, et tagada toote kvaliteet. On olemas erinevaid kaevandamismeetodeid sõltuvalt maarla tüübist. Ja igal neist on oma tehnilised eripärad. Aga mis täpselt on mangaani tähtsus kaasaegsele tööstusele? Siin ongi peamine punkt. Umbes 90% kogu maailmas toodetud mangaanimaagist kasutatakse terase tootmisel. Aga siis võid sa küsida, miks teras vajab mangaani? Kuigi mangaan on puhtal kujul habras metall. Kui mangaani lisada terasele väikestes kogustes, tavaliselt 2–13% kogu koostisest, muudab see materjali omadusi täielikult. Mangaan muudab terase vähem rabedaks, suurendab selle kõvadust ja mis veelgi tähtsam, parandab oluliselt selle korrosioonikindlust. See on põhjus, miks roostevaba teras, mida kasutatakse kööginõudes, hoonete konstruktsioonides, tööstusseadmetes ja isegi raskete masinate komponentides sisaldab oma koostises mangaani. Ilma mangaanita ei oleks roostevabal terasel lihtsalt neid omadusi, mis teevad selle nii väärtuslikuks ja vastupidavaks. Kuid mangaani ei kasutata ainult terase tootmisel. Näiteks akude tööstuses on mangaan oluline komponent, mida ei saa kergesti apendada. Mangaani patareid, nagu leelispatareid, mida kasutad kaugjuhtimispultides, taskulampides, digikaamerates ja paljudes teistes elektroonikaseadmetes, sõltuvad korralikuks toimimiseks põhiliselt mangaanist.
Mangaan toimib nendes patareides oksüdeerijana, võimaldades neil energiat tõhusalt ja kontrollitult salvestada ja vabastada. Lisaks kasutatakse mangaani põllumajandusväetiste, loomasöötade ja erinevate keemiatoodete tootmisel ja isegi katalüsaatorina mitmetes tööstusprotsessides, alates plastide tootmisest kuni vee puhastamiseni. Aga kas on vahet terases kasutatava mangaani ja akudes kasutatava mangaani vahel? Vastus peitub erinevates oksüdatsiooniaste, mida mangaan võib omandada, ja erinevates keemilistes vormides, milles ta esineb. Kui mangaani lisatakse terasele, moodustab see metallisulameid, mis parandavad materjali mehaanilisi omadusi, muutes selle vastupidavamaks ja tugevamaks. Kui mangaani kasutatakse patareides, on see tavaliselt mangaanidioksiidi kujul, millel on erilised elektrokeemilised omadused, mis võimaldavad energiat salvestada ja vabastada kontrollitud ja tõhusal viisil. Need erinevad kasutusviisid näitavad selle keemilise elemendi erakordset mitmekülgsust. Aga süveneme veidi rohkem mangaani tähtsusesse roostevaba terase jaoks. Roostevaba teras on sulam, mis sisaldab rauda, kroomi ja niklit, kuid mangaanil on selles koostises oluline roll. See toimib sulami elemendina, mis parandab materjali mehaanilist tugevust, suurendades selle kõvadust ja võimet taluda deformatsioone. Lisaks aitab mangaan kaasa korrosioonikindlusele, moodustades terase pinnale kaitsekihi, mis takistab raua oksüdeerumist ja roostetamist. Just C omaduste kombinatsioon teeb roostevabast terasest nii väärtusliku materjali rakendustes, mis nõuavad vastupidavust ja tugevust, näiteks köökides, haiglates, keemiatööstuses ja merekeskkonnas. Mis on roostevaba teras? Mangaan on samuti oluline, kuid erinevatel põhjustel. Mangaanidioksiid toimib kapoodina ehk aku positiivse elektroodina. Kui aku on kasutusel, toimub elektrokeemiline reaktsioon, mille käigus mangaan muudab oma oksüdatsiooni seisundit, vabastades elektrone, mis liiguvad läbi välise vooluringi ja tekitavad elektrivoolu, mis toidab teie seadet. See reaktsioon on mõnedes laetavates akudes pöörduv, võimaldades akut mitu korda kasutada. Selle reaktsiooni tõhusus sõltub suuresti kasutatud mangaani kvaliteedist ja puhtusest ning seetõttu kasutatakse kvaliteetsetes akudes kõrge puhtusastmega mangaani. Lisaks on mangaan oluline teadus- ja tehnoloogia uuringutes. Seda kasutatakse erinevates katsetes ja uuringutes aatomi tuumastruktuuri ning aine muude omaduste uurimiseks. Seda kasutatakse ka keraamika tootmisel, eriliste klaaside valmistamisel ja isegi fluorestseeruvates värvides, mida kasutatakse turva- ja märgistusrakendustes. Vanaegiptlased kasutasid juba mangaani ühendeid klaasi tootmisel, mis näitab, et seda elementi on inimkond hinnanud juba tuhandeid aastaid. Kuid siin on üks oluline küsimus. Hoolimata mangaani rohkusest maakoores tuleb selle kaevandamist ja töötamist teha hoolikalt ja vastutustundlikult. Kaevandusettevõtted peavad järgima rangeid eeskirju, et tagada oma töötajate ja kohalike kogukondade ohutus ning minimeerida keskkonnamõjusid. Mangaan on mitmekülgne ja väärtuslik element, kuid selle kasutamine peab alati olema tasakaalus keskkonna ja sotsiaalse vastutusega. Teie arvamus on meie jaoks oluline. Kui teile video meeldis, siis tellige kanal, kui te pole veel tellinud, ja pange videole like. Ja kui soovite meid aidata selle ja paljude teiste sisude loomisel siin platvormil, kaaluge liikmeks astumist. Aita meid kohvi ja juustusaia toetusega ning sind mainitakse meie videotes. Kas soovib professionaalselt areneda või omandada uue tehnilise oskuse? Skaneeri ekraanil olev QR-kood või kasuta kirjelduses olevat linki ja avasta leht kõigi kursustega, mida soovitame. Aga sina, kas teadsid juba mangaani olulisusest? Kas oled kunagi mõelnud kõigile neile toodetele, mis sõltuvad sellest elemendist? Jäta kommentaaridesse, mis sulle mangaani juures kõige huvitavam tundus ja kas sooviksid rohkem teada saada teistest keemilistest elementidest, mis kujundavad meie maailma. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui soovid meid toetada, siis pane videole like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii inseneriteaduse austajad, suur kallistus ja kohtume järgmises videos.